Striker is on the move. He cuts inside. He's heading towards the box. He shoots. Goal! When we're out together, dancing cheek to cheek. Tere päevast, head jalgpallisõbrad, teine osa meie Vinges Vutistuudios, kus siis kõik 104 matši K3-s on nähtavad. Mina olen Germo Lava ja minuga siin täna Johannes Milli. Tere Johannes! Tere Germo! Võtame siis kohe 2 tundi või 3 tundi tagasi kommenteerisid just mängu nimega USA-Paraguay. On mu faktid õiged? On. Kus magasid? Kõrval kommenteerimise boksis pärast sain 8 pooleks tunniks silma kinni, et parem oleks olla. Aga kuidas emotsioonid on praegu? Praegu on tipp-top. Ja kuidas pärast mängu olid? Päris väsinud oli olla. Enne mängu? Enne mängu oli siuke elevus sees, väike mõnus selline surin. Et ikkagi MM-i mäng, natukene teine teema. Ja oli nagu väga kõva emotsioon mängida, kommenteerida siukest mängu. Jäid sa mänguga ise ka rahule? Teatavasti USA siis selle kohtumise 4-1 võitis ja 2 korraldajamaad siis 3 said võidu kätte, on saanud võidu kätte siis ja Kanada siis mängis viiki. Aga kuidas sa USA mänguga rahule jäid, nii et 4-1 nad ju siis Paraguay võitsid? No kui siin inimesed tihti nagu kuidagi alahindasid või kritiseerisid USAt, siis ma vaatasin paberi peale, ütlesin, et mängumehi ju meeskond täis. Et ma nagu uskusin, et nad hakkavad kvaliteetset mängu näitama, aga olin isegi üllatunud, et ikka päris hästi mängiti see Paraguay täiesti platsi pealt välja. Kuigi võib ka öelda, et Paraguayl oli seal esimene pooleg ikka täielik rahka, kaitse absoluutselt ei toiminud. Et nüüd ongi nagu kahe otsa käsi, et kas Paraguay mängis lihtsalt halvasti või USA mängis nii hästi. Su särk, mis sul on seljas, on Londoni Arsenal. Kas mitte too mängumees, kes Palogan seal skoori tegi, on endine Arsenali mängumees ka? Ja, ta oli juba 8-aastasest. Oli Arsenali akadeemias, põhimeeskonnas, äkki seal mõne üksiku mängu tegi, väga läbi ei löönud. Aga isiklikult mäletan, et ma lootsin, et ta ikka Arsenali jääb. Kas ta nüüd on turniiri hetkel suurim ärakütt ka vist? Keegi vist kahte pole on ju senimaani ei ole. Aga lähme siis kõige algusesse ka võib-olla tagasi. Turniiri avamäng oli meil siis Mehhiko versus Lõuna-Afrika Vabariik, täpselt sama kohtumine, mis oli 16 aastat tagasi. Seekord Mehhiko selle kohtumise 2-0 võitis, me nägime seal mängus ka 3 punast kaarti, et kuidas sa seda mängu vaatasid? Eks kodus rahulikult ja ise en ka kogu aeg seal mängu all mõtlema, et kui 16 aastat tagasi oli see Tšabalaba lahe värav ja selline, et siis nüüd see avamäng oli ikka ei ole väga võrreldav sellega 2010, et läks päris koledaks asi ja lõuna-afriklased kuidagi lõhkusid päris robustselt. Ja kuidagi selgelt tuli tunda, et Mehhiko on nagu selgelt parem sats seal ju väljakul, et ja seal oli taseme vahe väga selge. Jah, seekord turniiri avaraval oli siis Julian Quiñones, kelle tõesti mäng oli ju suurepärane, valiti tega mängu parimaks ja Mehhiko tõesti alustas seda turniiri nii, nagu me seda ootasime. Kes seda turniiri järgmisena alustasid, olid siis meil Lõuna-Korea ja Tšehhi. Korea selle kohtumise 2-1 võitis. Tšehhi läks selle kohtumistega 1-0 juhtima, läksid nad isegi veel 2-1 juhtima, aga sealt tuli veel suluseis, et kas sa enne mängu ka arvasid, et Lõuna-Korea selle mängu võidab või sa arvasid, et Tšehhil on rohkem võimalusi? Ennustusmängudes vist panin viiki, kui aus olla, aga endalgi oli 1-1, aga need 1 värav rikkus selle tulemus ära. Aga paberi peal, nagu eks need Aasia satsid on alati, nagu nad on niisugused ka jällegist nagu alahinnatud. Et Jaapan on minu arust samas paadis, et nagu inimesed võib-olla ei oota, aga tegelikult on ju meeskonnas kvaliteeti väga palju. Ja ma olen nõus, aga Lõuna-Korea siis 3 punkti sai tavalisi kirja, hetkel nad Mehhikoga seal on juhtimas. Aga veel minnes tagasi Mehhiko mängu juurde, siis seal mängus 3 punast kaarti me nägime. Samuti me saime näha, et Brasiilia vilemehel inglise keeles kõige paremini suus on ju ei ole. Et see oli ka väga huvitav meemimaterjal. Ja sealt tuli meemimaterjali ka juba, et seal nägin ka neid klippe. Mängus laivis ka, kus see Lõuna-Afrika tüüp seisis seal väga ühtegi sõna arvu ei saanud ja siis tuli järsku punane kaart taskust. Ja et ma ise veel selle mängu kommenteerisin ka ja tõesti endalgi veidi läks nagu aega, et aru saada, et mis siis kohtunikud välja ütles, aga eks sa paned kogu pildi ju kokku, et sealt punane kaart tuleb, on ju. Tal kiilus endal ka kohtunikul nagu poole lause pealt see asi täiesti kinni. Et oleks ta saanud selle portugali keeles öelda, oleks võib-olla palju lihtsam ei olnud,
aga see, kuidas jah, seal Lõuna-Aafrika Vabariigi mängumehed sellele kõigele reageerida oli jah, ikka omamoodi huvitav. Aga punased kaardid, mis seal mängus anti, üks oli siis see vägivaldne käitumine ja 2 oli siis viimase mehe mahavõtmine, et esimeses ma olin üsna veendunud, et see on õige otsus ka, aga see viimane, mille sai mehiklane, siis selles ma ise nii kindel kohe ei olnud, et ma seal ülekandes ei hakanud selle otsust nii-öelda nüüd kritiseerima ka mitte, sest et teame, et jalgpallireeglid on tänapäeval ikka peensusteni ära vaadatud, et mis sa ise sellest olukorrast, kuidas sul tundus? No, eks kui kodus vaatasin seda, siis kui ma nägin seda punast kaarti, siis ma esimese asjana karjusin ka punane küsimise, nagu küsimärgiga. Et kuidas, jah? Ootasin, et tugev kollane, ei tundunud nagu, et otse värava peale läheks. Tegi selle ju viimase puute ka veel väravast. Ja kui punane kaart tuli, siis ma esimese asjana arvasin, et äkki jälle läheb ekraani juurde ja muudab selle kollaseks ja siis järsku mängiti edasi ja... Kuna see ei olnud totaalne nii-öelda eksimus, siis seetõttu see punane kaart. Aga et jah, nagu ei ütleks küll, et see nüüd 100% värava võimaluse selle veaga ära võtsid. Et see oli tõesti kummaline, aga 3 punast kaarti. Avamängus jah, 3 punast, see oli päris crazy. Kuskil, ma loodan, ma nüüd ei eksi, aga öeldi, et eelmine tuli kokku 4 punast. Jah, just, ja meil avamänguga tuli 3, et see vist tehakse üle. Ja minu meelest kuskil oli üle-alla punased kaardid ka enne turniiri, kas 6 peal või niisugust, aga nüüd pooled on juba olemas nagu esimese mänguga. Eile siis meie järgi mängisid Kanada ja Bosnia-Hertsegoviina. Andre Lepson selle mängu kommenteeris. Too kohtumine 1-1 ja ka Eesti jalgpallile võib-olla väike ajalugu tehti, kui Promise David, mees, kes mängis 2 aastat tagasi Eesti 3. liigas, andis värava söödu isegi ju. Kyle Lawry, mis selle värava lõi seal. Postiks läks selle mängu ise hoopis 1-0 juhtima, mis kusjuures ma ise olin üsna veendunud, et selle mängu Kanada võiks võita. Nii läinud, et selle mängu saatsid ka ju. Ja ma arvasin ka, et Kanada võidab. Aga palju sa praegu üldse mängida vaadanud 4? Kõiki. Ise olen samas tabelis ja juba tunnen, et tunnetund võib-olla hakkab väheks jääma, aga ma arvan, et see on privileeg ja see on nauding. Aga ma Tšehhi Lõuna-Koreat seda ma laivis ei vaadanud, seda ma vaatasin tööl, panin käima ja vaatasin rahulikult järgi. Aga Kanada poistemäng, missugused emotsioonid see mäng sulle tekitas? No, oli esiteks väga põnev mäng, korralik tempo, võimalusi, no lõpmatuseni kõik need, kus see Kolasinac seal lati ära päästis ja et seal nagu Kanada statistika numbrite järgi ilmselt oleks võinud päris pika puuga selle mängu lõpuks võita, et seal oli ju metsikult võimalusi, aga väga atraktiivne mäng oli, siuke tempokas võimalusi. Olge ausalt, oli põnevam mäng mingil määral kui Mehhiko mäng on ju. Ja isegi ütleks põnevam kui Tšehhi mäng. Seda ka võib-olla jah, Tšehhi-Korea esimene poolaeg oli ju igav. Teine poolaeg juba mängiti jalgpalli. Kanada posti ja seal toimus ju kogu aeg midagi. See oli juba nagu valmine. Aga mis ja kuidas sa vaadanud seda, et tribüünid on olnud veidi pooltühjad? Jah, see on... eks see Mehhiko mängul oli täismaja 80 000 inimest, aga muud mängud hetkel on ikkagi... Eks see piletitega oli ju juba pikka aega ennem juba mitmeid kuid ennem oli juba esimesed kõlakad liikusid, et seal on probleeme. Ma USA mängul ka ise ei täheldanud tegelikult, ma just mainisin ka ühe korra, et tundub, et pole kõige hullem, kuigi seal mingid üksikud augud kuskil olid, aga seal pigem tundus ka hästi olevat. No USA mängul oli kindlasti parem kui Korea, Tšehhi ja Kanada posti mängus kokku, ma ütleks, et seal oli seis. Aga eks seal ongi see, et kui lükata need numbrid läbi, et enam-vähem, mis on, ma ei tea, Bosnia aasta keskmine palk ja võtta need piletid ette, siis seal tulevad ikka päris jõhkrad käed. Ma loodan, et seal jalgpalli alaliitudel on ikkagi eraldatud mingi oma summaga need ka piletid, et me teame väga hästi, et need piletihinnad ju on ikkagi ulatuvad kosmosesse, et see igal inimesel see ei olegi lihtne, et kui võtame 6 aastat tagasi, kui Lõuna-Aafrika Vabariigis MM toimus, ma arvan, et me oleks saanud sinna mängule minna Snickersi eest, on ju, et praegult, ma ei tea, 4, 5, 6 kuu palk on ju, et see on päris ulme. Ja USA Paraguay siis sinu mäng, mille USA siis võitis 4-1 ja tõesti minu jaoks oli see, ma ütleks, et ma panin endal ennustusmängudes, et USA on minu jaoks üks suur üllatus, et neil läheb turniir hästi, see on endale kodune turniir mingil määral, kes mängib seal rolliga Donald Trump, ma ei oska öelda, aga kuidas sulle kõik need avashowd senimaani on muljetnud? Avashowd selles mõttes vahvad, näeb nüüd kõiki lippe
tuuakse rahvast kohale, et see on nagu täitsa tore. Aga täiesti kõrvaline asi, mis minu arust mulle nagu kuidagi silme kriibib ja naljakas on see, et kui mängid tulevad väljakule, siis tulevad kõik vahetusmehed ka. Et need rivid lähevad nagu jube pikaks. Aga õnneks selle nii-öelda veidi aitab ära päästa see, et need riigilipud seal on nii suured. See on nagu äge 200 vabatahtlikku ja iga mäng on seal. Et see kogu see nagu setup seal näeb nagu iseenesest hea välja, aga neid rivisid seal põhimõtteliselt terve see keskring on nagu ümber tehtud. No ikka nagu Põhja-Ameerikas korralik show värk on, et siin me ei saa üle ega ümber sellest. Kas lähme tulevaste mängude juurde ka, et meil on ees ootamas B-alagrupis Katar-Sveits täna, siis öösel Brasiilia, Marokko, Haiti, Šotimaa ja Austraalia-Türgi. Aga enne kui me nende mängude juurde lähme, keda ennustasid sina maailmameistriks sel aastal? Kas sa oled selles padis, et tuleb koju? Ma valin Portugali. Sa valid Portugali? Me oleme sinuga samas paadis siis hoopis, et Inglismaa moodis sa ei ole? Jah, mul Inglismaas pole reeglina. Klubi särk ju nagu reedaks, et võiks olla veidi sümpaatsust. Jaa, aga mul suurturniiridel, see pole isegi, kui öelda Portugal, siis kõik mõtlevad Cristiano Ronaldo peale. Nagu ka sina. Aga mul on kuidagi esimesed jalgpallimälestused, nagu 2006 asjad, kui ma vaatasin, mängis Portugalis Deco ja Simao. Ja mul kuidagi sellest ajast nagu on suurturniiridel alati Portugal kuidagi sümpaatne olnud. Oli veel siis ju Luis Figo ja seal neid meie on olnud. Aga just Deco ja Simao on need 2 nime, nagu, mis on kuidagi... Ronaldo ei olnud see mees? Ei, ta on hea jalgpallur. On. Mis sa arvad, kuidas siis Portugalil läheb, kui sa ennustasid neid võiteks? No ma arvan, et nad ikkagi... see oleneb jälle samas nii palju, kes kus vastu tuleb, et nagu näiteks osades kohtades pead ennustama, et kes poolfinaalidesse jõuab, see on täiesti mündi viskamine ju, et sul on nagu, kui nad saavad väga keerulise vastase, siis nad võivad varem välja kukkuda, aga nad minu jaoks ikkagi vabalt võivad poolfinalistid olla. Mis rolli mängib 40-aastane Cristiano Ronaldo seal Portugali koondistes? Ma isegi ei oska täpselt. Raske vastata selle küsimusele. Ma olen sinuga nõus. Ma ausalt loodan ma kellegi pahaseks, aga... Ainult minu arust võib-olla oleks parem, kui ta tuleb pigem lõpupoole pingilt kuskilt teine poolaeg üks hetk. Et võib-olla mängu alustama peaks noortemate meestega ja siis, kui on juba kaitsed ära väsinud ja on seal vaja väravat, siis toota sinna kasti ja äkki lõpp-peaga kuskilt ühe ära. No, kahjuks õnneks ma ei ole sinu samas paadis siin, aga võib-olla sul on õigus ka. Uued jalgpallireeglid ka on juba meil ju peale näinud siin ja me oleme näinud ka juba huvitavaid intsidente ja võib-olla kõige huvitavam intsident oligi just sinu mängus USA-Paraguay, kus siis peakohtunik andis alguses kollase kaardi Tim Reamile vist ja siis pärast varri abiga tühistas selle kollase kaardi ära, andis Miguel Almironile sukeldamise eest. Kuidas sa selle olukorda kõik vaatasid ja kuidas seda tundus sulle? Olin ennast nende uute reeglitega suuresti kurssi viinud, aga see väike episood oli ikkagi, ma alguses vaatasin kulmkortsus, mõtlesin, mis nüüd toimub. Ma nägin küll, ma ütlesin ise ka kordusest, et läks ikka selgelt sukelduma ja sai vea kätte. Aga siis mängiti karistuslöök lahti. Ehk siis nagu olukord oli edasi läinud ja siis pani seisma. Ja siis ma mõtlesin juba korraks, et kas kuskil oli nüüd käemäng kastis või mis toimus. Aga see ongi nii, et mäng identiteedi puhul on võimalik võtta tagasi, aga muidu ei ole. Aga ma seda mäletan, meil oli ju see reeglitootis ka, kui me uurisime seda, et siis me sellele vastust ei saanud, aga nüüd õnneks see näide tuligi meile kohe siin avamängudes välja, et mille üle on väga hea meel nagu. Õiglus lõpuks püsib, seal läks ikka täiesti... selgelt kalastas. Seal ei olnud kontakti isegi, absoluutselt. Ja see Almironi reaktsioon, kui ta sai varriga selle kollase kaardi, ta vist ei olnud päri või kursis nende uute jalgpallireeglitega. Et ma ikka natukene olin korraks segaduses, mis toimub, aga siis said pildi ette ja õiglus püsib, nagu ütlesin ka eetris, et sukeldumine on nagu, selle võiks kuidagi jalgpallist saada välja juurutada ja see on üks hea lahendus, kuidas teha seda. Ja ideaalis küll, aga ma arvan seda teha ikkagi jätkuvalt maru raske, aga see praegune reegel tõesti, ma arvan, see võib seda aidata küll. Aga tänased mängud siis Katar-Sveits, mis sa sealt mängud ootad, kes võidab? Ma arvan, et kõik ennustavad Šveitsi, see on ikka väga suure favoriidi koormaga seal.
Katar siis ju eelmine MM korraldajamaa, kes alguses ei saanud, nüüd tuleb suurte lootustega peale, on neil samad liidrid ka minu meelest seal meeskonnas, kui siis peatreeneriks on nüüd Julian Lopetegui, Hispaania mees, et ma arvan, et Katar kindlasti nüüd sel finaalturniiril mängib paremini kui isegi kodusel, kuna nad teavad, mis peavad nad tegema, et seal nagu õnnestuda, aga ma arvan, et Šveitsi klass ikkagi käib üle neist. Jah, ma arvan ka, et ma siin nendel valikmängudel sõpruskohtumistel isegi sattusin kommenteerima 2-3-4 Šveitsi mängu ja no neil ikka see mäng toimib. Mängivad ilusat jalgpalli, kvaliteeti meeskonnas väga palju, kogemust on väga palju. Et neil küll on niisugune kergelt ka vananev koosseis, kui sul on need Ricardo Rodriguez'ed, Granit Xhakad, no Kanji ka pigem juba ju vanema võitu. Aga selge liider seal meeskonnas. Jah, muidugi. Aga et jah, kvaliteeti on nagu jõuliselt ja on kokku saanud ka mängida siin juba päris pikki aastaid. Ma ise kommenteerisin ka ühte Šveitsi mängu nüüd Jordaaniaga enne finaalturniiri. Šveits võitis väga kindlalt 4-1, et tõesti tundub, et nagu masinavärk, et nagu Šveits öeldakse, kellavärk on ju see asi neil, et aga ma arvan nüüd senise turniiri huvitavam mäng tuleb siis meil Brasiilia-Maroko, et kas me saame öelda, et 5-kordne maailmameister versus valitsev Afgani võitja? Kas me saame nii öelda? Noh, teoorias saame. Kes siis ei tea, siis Maroko koondis tuli Afgani Tšeperiks niimoodi, et Senegali mehed laksid järgult ära, tulid tagasi, penaltiseeria võitsid, nad oli penaltiseeria just, ja siis 3 kuud hiljem öeldi, et kuule, aga nii teha ei tohi, mis on ka nüüd see jalgpalli MM-i uued reeglid on ju, ja hoopis ametlikult fikseeriti Afgani Tšeperiks tänu seal aastal hoopis Maroko Senegali asemel. Paberi peal saab öelda, aga ilmselt no kes võtab, ei võta, on ju. Mis sa siit mängust ennustad, et siin on skoori, ma arvan, ikka väga keeruline ennustada. No isegi ongi, et kummale poole see üldse läheb, et ju Maroko... Pigem kelleks ju Brasiilia poole. Jah, nad ilmselt ikkagi ka kerged favoriidid, aga me mäletame 4 aastat tagasi, kus Maroko tegi ka väga vägeva turniiri. Ja lükkasid välja Portugali veerandfinaalis ju jõudsid poolfinaali, kas 4. koht mitte. Et jah, neil on väga tugev meeskond ja Brasiiliastel ka muidugi. Väga tugev koosseis. Ja Brasiilia koondise peatreeneriks ju Carlo Ancelotti, ma arvan, minu silmis maailma üks parimaid man management treener ja võib-olla brasiilastel just ongi sellist treenerit vaja sinna, on ju. Koondistes üldse ju on just, nagu ikkagi see man management väga tähtis, et seal sul ei ole aega, et mingeid suuri taktikaid ja mis iganes masterplaane kokku panna. Nõus, et pole seda aega isegi ju. Jah, just, et saad nii harva kokku, et Ancelotti võib seal Brasiilias korralikku tulemust teha, aga ma natukene läksin siin vastu lainet ja ma ennustasin, et Maroko võidab. Maroko võidab? Ma vist panin 2-1 Marokole, jah. No ma ennustan siis Brasiilia võidab, et siis on meil ka sinna oma vastasseis. Mis sa näed, milline on Brasiilia ründanelik? Ehk siis kes mängib vasakul, kes paremal, kes 10 peale, kes tipus? Oi, see on... No äärte peal ma eeldan, peaks olema ju Vinicius ja Rafinha. Jah. Tunduks kõige loogilisem. Aga nagu ka meil kolleeg Moritz siin mõnda aega tagasi, siis ma isegi, et kui oleks FIFA mäng, siis ma võib-olla paneksin Rafinha sinna ründaja alla 10 peale. Aga tõenäoliselt seda ei tehta. Seda vist pigem ei tehta. Aga jah, ilmselt Rafinha, Vinicius äärtel, ma eeldaks, et nüüd ongi küsimus, millise mänguga nad tahavad peale minna, et kas seal on Igor Thiago või on seal Cunha. On pigem ise eeldaks, et tipus on ikkagi Igor Thiago. 10 peal ma eeldan, et on Cunha. Jah, see on jah ka lahendus, et sa paned nad korraga väljakule, aga seal on ju veel variante ka. Teatavasti koondisest tõi välja Chelsea mees Joao Pedro, kes on hetkel üldse Küprosel kuskil suvepuhkusel, on ju, ja Neymar Junior võeti koondisesse. Teatavasti nüüd esimeseks mänguks Neymar ei ole mänguvalmis saanud ennast. Esimene mäng peaks tal ikkagi hetkesega vahele jääma. See info, mis meil on praegu, on ju, see võib kõik muutuda. Aga mis näed sina, millist rolli mängib Neymar Brasiilia koondises praegult? No, ma ei usu, et MM-il väga suurt rolli hakkab mängima. Et ei saa väga mänguaega? Ei, ta ilmselt ikka saab, aga nii palju, kui ma olen näinud neid mingid Santoses, mis seal on toimetanud, siis ma arvan, et ei tee liiga, kui ma ütlen, et mees ei ole enam ammu endine. Liiga ma arvan ei tee, aga kas sa julged öelda, nagu Jamie Carragher ütles, et lahku jalgpallist enne kui jalgpall lahkub sinu juurest? No,
eks selline, nagu öeldakse, see viimane tants on ikkagi tore. Naudime, vaatame, mis ta oskab meile pakkuda, aga ma arvan, et ta peamiselt toodi ikkagi lihtsalt, et riietusruumis seal kuidagi emotsiooni üleval hoida. Et ma ei näe, et ta väga suurt rolli mängib, et sul on seal need noored mehed, see Ryan ka ja just. Sul on nagu noort kvaliteeti rohkem. Ja ma olen nõus, et seda, aga no ikkagi Neymari puhul tahad selle show'ga bonita jalgpalli näha. Ei, muidugi ei, ta väljakule kindlasti saab ja ma arvan, et ta hakkab seal show'd tegema, eks ta on seal ise ka tahab ju jubedalt näidata, mis ta veel oskab teha. No terviklikult Brasiilia koondis minu meelest on tegelikult väga tugev. Suurimad nõrgust ongi äärekaitsjad, on ju. Et nüüd Wesley sai ka vigastada toodi Atalantasse Ederson. Et seal keskel ongi Casemiro, Guimarães, keskkaitsul on Marquinhos, Gabriel Magalhães. Kas üldse on paremad keskkaitse duod kellelgi pakkuda kui Brasiilial? Minu meelest neil on hetkel maailma parem keskkaitse duo nagu koondises. Sul ütled sa... Okei, Prantsusmaal on ju Konaté ja Saliba. On vastuma, nagu ka Arsenal ja Liverpooli meeste puhul. Ma tahtsin just öelda, et Brasiilia ja siis Prantsusmaa tõenäoliselt ongi need esi-2 kaitseliiniga. Et no Brasiilia ilmselt me isegi paneks sammu ettepoole. Ja see Gabrieli nagu õhujõudsus seal ja standardid, et saab päris huvitav näha olema, kuidas Gabriel hakkab seal Brasiilia eest nurgalöökid olukordades. Ja tahtsin öelda, et hea relv nagu nurgalöökides ka veel, pluss ta on kaitses ka ju ikka täielik sein. Kas sa ütled, et ta on maailma parim keskkaitse hetkel? Ma hindan Salibat ise kõrgemalt. Ma ise olen ka võib-olla samas mõttes. Aga kui sa võtad Saliba Gabriel on ju ja sinu Arsenali, siis ei ole olemas hetkel parimat keskkaitset. Kindlasti, aga jah, kui neid kahte meest siis juba siin võrrelda, siis Gabriel palliga on ikka väristab rohkem, et Saliba, kui see mees on palliga, siis ma ei muretse sekunditki, et ta kuidagi nende peenete kehapetetega seal suudab palli hoida ja Gabriel pigem ikka on vahepeal eksinud ka. Nii, Maroko võidab 2-1 ütlesid. No ma ütlen siis, et Brasiilia võidab 2-0. Haiti Šotimaa, mis me sellest mängust üldse oodata oskame? Šotimaal ka siis Andy Robertson, Scott McTominay, teatavasti treeningmängudes vigastada ju Billy Gilmore, kelle läheb MM vahele. Ja Haiti on koondis, kellest ütleme ausalt, meil kellegi hetkel väga suurt aimdumust ju ei ole. Et minu meelest isegi seal on igasugused need kihlveokontorid, analüütikud, spetsialistid toonud välja, et Haiti kas lööb üldse värava turniiril on ju. Et mis me ootame sellest mängust? Võt ka täiesti ei oskagi midagi oodata, et see on siuke täiesti... Šotimaa tõenäoliselt võidab. Aga sarjad tuleb ülejooks? Ei usu. Ei usu, on ju? Ma ei usu, et see ülejooks tuleb. No mängu, kui sa mõtled nagu seisu poolest, ma ei usu. Mängupilt tõenäoliselt ikkagi šotlased on üle. Aga ega seal ju Haitil on ju ka täitsa kvaliteetseid mängumehi. Premier League'i kvaliteet ei olemas, Pellegaard näiteks endine Hulsimees, Hulsimees, kes kukkus nüüd esiligasse, aga et seal on huvitavaid nägusi küll, aga no Šotimaa peaks olema seal favoriit. Kui Šotimaa tahab jõuda nüüd turniiril kuhugi kaugemale, pead nad võitma ja on olemas ju nüüd see reegel ka, et meil on 48 riiki on MM-il, 8 parimat 3 saad edasi on ju 12 alagrupist. Et no Šotimaa väristada ja Haiti vastu ei tohiks. Ei usu ja Šotimaa ma usun ka, et võtavad sealt Haitilt 3 punkti ära ja siis on juba päris hea šanss minna kolmandane edasi. Šotimaa liider on Scott McTominay, see MM. Usuks öelda küll, jah. Unitedis võib-olla nii hästi mänginud on ju, aga Napolis ikkagi kliima on soojem, vigastuste oht on väiksem, nagu öeldakse, ja kõik selline ärk on sobib McTominay'le. No nagu ikka, ma kommenteerisin ju seeriad ka päris palju. No sa oled meil seeria ekspert. No see, kuidas seal McTominay seda meeskonda vahepeal tassis kuskilt välja. Ilmaselt ei öelda, et ta on Max Zidane ju. Jah, et isegi mäletan üks mängi Interiga 2-2 viik äkki ja seal ka nagu Inter oli täiesti üle, aga Napoli kuidagi McTominay lõi sealt 2 väravat täiesti 0 olukordadest ära ja tuli ikkagi tulemus ära, et ta ikka täiesti muutunud mees, noh. No ja naudib ise ka seda sooja kliimat on näha. Ei, muidugi kõik need muud üritused ka, mis seal toimuvad on ju. Austraalia-Türgi, mis sa näed, mis seal juhtuma hakkab, sest et see on ikka väga võrdne mäng, ma isegi ütleks, pigem Türgi on parem ja soosik on ju, aga Austraaliat me alainata ei saa niimoodi, nagu me võib-olla mingil määral alaindame Haitit on ju, et mitte me nüüd hakkaks sinna Haitit ka alaindama on ju, aga kindlasti Austraalial on rohkem võimalusi Türgi vastu kui Haitil Šotimaa vastu, ma ütleks. Jah, aga 2 aastat tagasi EM-il mina tituleerisin pidevalt Türgit nagu musta hobust.
et no neil on tegelikult ka selline, et neil on tänavu nad on veel paremad, kui nad olid 2 aastat tagasi, on ju. Et Kenan Yildiz, Arda Güler ja Hakan Çalhanoğlu, see kogenud mees seal. Just, et pluss kuidas öelda, Barış Yılmaz Galatasaray's tegutsenud on ju. Et ta on ka väga kvaliteetne ääreründaja, et neil on seda kvaliteeti, kaitses on ju ka väga kõvad mehed ees. Et Türgi on tasemel. Ja ma ikkagi arvan, et no, võrdne mäng see tuleb kindlalt, aga ma olen kindel, et Türgi võtab sealt 3 punkti. Ja ma ise jälen ka. Ja kui Türgi nimedega on vaja ennast kurssi viia, siis Ant Nurhan kindlasti ma arvan aitab meid. Et ta on juba siin enne MM-i, kui ma seal juuksurisende juures käisin, siis ütles ka, et kui Türgi mängud tuleb MM-il, siis võtke minuga ühendust. Et ta ei taha kuulata, kuidas kõik valesti nüüd ütlevad, et võime püüda küll, aga näed, ei sobi. Aga jah, türklaste puhul ma tahaks ka arvata, et ikkagi nad selle mängu võidavad ja just see, et ongi see Güler ja Yildiz, et see on nende noorte meeste varan turniir. Et kusjuures ma ise ennustasin ka, et Kenan Yildiz võiks olla turniiri parim noor mängija. Selline on see, et see on väga nii-öelda keeruline, sest et talle kuigi suure vastane on Hispaania koondise mees Lamine Yamal, on ju. Aga no, Türgil ma ikkagi ennustaks ka võitu pigem minimaalselt, on ju, aga siuke 2-0, 2-1, mis sa pakud? Ma olen suht samas paadis, et 2-0 või 2-1 tõesti tõenäoliselt jääb. Ma ei usu, et seal ainult 1 värav lüüakse ja rohkemat pigem ei näe ka. Kuna meil järgmine osa tuleb 16 juuni, kui minu faktid paika peavad, siis lähme käime edasi veel ka järgnevates mängudes, mis meil siin ees ootamas on senisemaani. Saksamaa, Curaçao. Vot see on koht, kus ma tahaks kuulda, mis sa arvad, mis see tulemus jääb. Et sellest on räägitud, kas see võiks olla selle turniiri suure skoorisem mäng? Kõige suure skoorisem mäng. No eks sealt minimaalselt 3 ilmselt ikka tuleb. No 3 ootaks ikka. Isegi 5 võib-olla. Jah. Ma natukene hoian ennast tagasi nende väga suurte skooriliste ennustustega. Ma äkki ise panin ka kuskil 4-0. No ma panin vist 5 ära täitsa. Jah, et aga kindlasti, aga etteruttavalt ma võin öelda, et toimub see MM ka sama mäng, mis toimus 2018. Inglismaa Panama, mis toona jäi 6-1. Et ootame selle ka ära ja siis vaatame, mis see kõige suurem tuleb. No ma arvan, Saksamaal Curaçaost on päris hea võimalus. Ei, muidugi, seal ikka 3 punkti peaks tulema sealt. 4-kordne maailmameister Saksamaa, kes on nüüd 2 aastat järjest ju jäänud alagrupi turniiri pidama. No ei ole ju varianti, et nad nüüd ju ei saa. Ei, nad kindlasti sealt võtavad 3 punkti ja 4 kindlasti ütlen. Holland-Jaapan, see võiks olla järjekordne suur mäng, mis võiks minna sinna nii-öelda kõrvale siis Brasiilia-Marokole. Ja see on mäng, kus ma ennustaks, et ei ole midagi kindlalt, et Holland selle mängu peaks võitma ju. Ei, nagu me just rääkisime alguse poole, et need Aasia meeskonnad on väga distsiplineeritud ja Jaapan veel eriti on alati olnud MM-idel väga-väga ohtlik jõud. Nõus. Et sealt tuleb kindlasti hea mäng, aga samas jälle vaatame paberi peale, mis mehed Hollandil väljakul on. Tipud. No ikka täiesti tipud. See on see Jaapani organiseeritus versus see kvaliteet, mis on olnud, et see on väga huvitav vastasseis. See tuleb jällegist jah, võrdne mäng. Aga kui me ennustame tulemust? Ma ütleks äkki, see on 3-1, aga Holland lööb 3. kuskil lõpus, kui Jaapan läheb ründama ja tekib kontratest mingid augud. See on päris hea ennustus. Ma jään 2-2 juurde. Ma ennustan, et Jaapan lööb ära siis lõpus hoopis. Elevandilu rannik versus Ecuador ja Ecuador meeskond, kes lasi kas ainult 4 või 5 väravat kvalifikatsiooni jooksul on ju. Ja Ecuadoril on ka väga vinge kaitse ja see keskvali, et ma näen, et Ecuador võiks jõuda siin finaalturniiril päris kaugele. Ecuadoril on päris hea generatsioon, vaikselt peale kasvanud. Nende oma kuulne generatsioon siis. Et kui mingid aastad tagasi, siis neil olid need Valenciad. Ja Enner ja Antonio. Aga kedagi teist ju väga ei olnud, nüüd on nagu... Spacio on ju, Moises Caicedo, et seal... Incapi, ja just, et neid nimesi seal jagub, et... Kaitse on neil ja väga kindel ja... No ega ma näekski, et nad võidaks kõik mängud 1-0. Ja Elevandilu rannikul on just vastupidi, et neil on see kuldne generatsioon ära kadunud. Ja Touré, Kolo Touré, Didier Drogba, Salamangulu, kes seal olid. Et selliseid mehi neil enam väga palju pole, on ikka. Ikkagi hea tasemega koondis, aga mitte päris nii hea enam. Ei, kindlasti mitte. Kui ennustad tulemust? No ütlemegi 1-0. 1-0, ma arvan, see on päris hea. Või siis lõpus saavad 2 kaotab. Rootsi-Tuneesia? No seal ikka Rootsi ilmselt... Arvad võtame ära kindlalt?
et noh. aga see, tead, see Rootsi ei ole üldse olnud veenev. Ei ole küll. Nad said siia finaalturniiri üldse tänu UEFA Rahvuste liiga ja ega üsna ebapädev meeskond olnud. Ja ma ei imesta, kui Tuneesia seal ikkagi hammustab neid vähekene. Võimalik, aga eks ma pean tunnistama, et Tuneesia on kondis, kellest väga palju... Suur pilt, et käis ei ole. Aga Rootsis see pilt on ees ja pilt on selline, et päris kahvatu on see pilt. Jah, aga seal ikkagi... Aga kalliti jagub ju, Isak, Jökeres, ma ei tea, võtta seal, no neid mehi jagub seal. Ja play-offides tõid ju need tulemused ära, kus seal ka Jökeres 2 mänguga oli 4 väravat. Just Ukrainale pani kübara ja siis otsustav värava oli ju Poola vastu seal lõpus, et jah, tassis seda Rootsi finaalturniirile, et ma arvan, jah, Rootsi... Ja kui Isak ka ennast vormi saab, siis ründeliin on ikka... No tummine. Väga tummine. Hispaania Rohenev saared. No sealt tuleb ka üks... Sealt tuleb rohkem kui Saksamaa Kurashaava. Ma seda ei oska isegi öelda. Kas Hispaania on sinu meelest hetkel tugevam, kui nad olid 2024 EM? Ei. Ei ole, on ju? Ei. Kas sa näed, et kaugel Hispaania võiks jõuda finaalturniiril? No ennustuses äkki ma panin, nad jõuavad ikka poolfinaali välja. Aga eks jah, selgelt on natuke kuidagi seda kvaliteeti vähemaks jäänud, et kaitse on, no seal on potentsiaalsed augud olemas, ääreründajad on head, aga tipus pole sellist suurepärast olukordade lahendajat. Keskali on muidugi, ma arvan, et seal on jällegi see, et Hispaanial kõige parem keskali on. Ei, muidugi, Portugali. Portugalil on Vitinha Neves Bruno. Aga Hispaanial juba Pedri teeb üksinda päris palju ka ära. Rodri ka seal kõrval veel. Just, ja Gavi ja seal neid mehi jagub. Aga Cape Verdest ju ehk Rohenev saatest on võiks ikkagi üle sõita. Jah, no tõenäoliselt seal ka ikkagi 4 tuleb. Vähemalt. Ma ütlen 5 siis, et kuna 104 mängu meil selle turniiril on, nagu meie pealkiri, siis ma usun, et väravad rohkem mänge me näeme päris palju ikkagi, et Hispaania mängus seda ootaks küll. Ja jõuame võtta ühe mängu veel, enne kui 16. juuni kätte jõuab, on Belgia ja Egiptus. Belgia kellele ka, et see kuldne generatsioon on läbi saanud. Egiptusel viimane tants Mo Salahil, kõrval nooruk Omar Marmouche. Et pigem eeleks, et Belgia selle mängu võidab, on ju, aga midagi lihtsalt tulema on ju ei saa. Ei saa, et seal Marmouche, Salah kindlasti hakkavad pahandust korraldama. Et Belgial, nagu sa ütlesid, kuldne generatsioon, viimased mehed on seal veel alles, nagu De Bruyne on ja. Aga... Et nende laeks jäi kokkuvõttes ju 2018 agressorriigis 3. koht on ju vist, et rohkemat tulnud ei ole, et ja pigem me eeldame ja arvame, et ju sel finaalturniiril liiga, kui nad just välja ei põreta. Jah, aga nad ikkagi jällegi ei tohi alahinnata ka, et tegelikult ju jällegist tippe täis ikka see kondis samamoodi. Aga Egiptuse vastus on ka, et no seal kas oleneb, kas Salah, Marmouche kuidagi suudavad midagi korraldada, aga tõenäoliselt Belgia ikkagi 2-0 äkki midagi sellist võtab ära. 2-0, 2-1 olenevalt, kui hästi siis Salah ja Marmouche tegutsevad. Nõus, aga viimaseks siis ongi see, et meil on praegu kogu 104 mängu, 4 mängu on olnud, 100 mängu veel minna. Hetkel Tormiga Turtui on kõik hästi. Loodetavasti läheb nii edasi ka, või mis? Loodame. Ma arvan, siin tänaseks selle osa kokku tõmbamegi. Juba järgmine osa siis peaks tulema välja 16. juuni. Siis peaks olema teiega Andre Lepson ja Kaspar Kotter. Täna olid teiega mina, Kerman Ava ja Johannes Milli. Tänud kuulamast. Nägemist.